Aloha imelised seiklejad teisel pool ekraani, minu nimi Kristal Raalaksmi-Detton ja tulemas eetrisse erakorraliselt jällegi San Diegost ja kutsun ennast külluse antropoloogiks ja usun, et meis kõigis on olemas varjatud aarete laekad, milles peidus meie imelised talendid ja kui me kord siis need talendid töösse paneme, hakkame aktiveerima oma holistilist küllust, mistõttu saame hakata elama oma sisemisi muinasjutte siinses reaalsuses iseenda tingimustel. Ja tere tulemast sellele imelisele Facebook Live'ile. Selle nimeks ma panin täna siis üles tõusmine endasse ja imelisi lihavõtteid sellega seoses. Ja kui sa jõuad täna siia, kindlasti pane väike märge, väike aloha, kus sa täna kuuldel oled ja läheme siis pea ees nii-öelda siis teemasse. Ja ma küll ütlesin, et ma selliseid nii-öelda siis Facebook Live väga ei tee, et tõesti vahest väga harva siin sellel tavakanalil ja muud siis kolivad nii-öelda siis teistesse gruppidesse ja kohtadesse ja tõesti ma ütlen, et see vahe on väga tuntav ja tõesti väga-väga palju rohkem nii-öelda siis nauditavam, et sellised väikesed muutused vahest on väga vajalikud. Ja ma loodan, et teil on kõigil toredad nii-öelda siis lihavõtted olnud ja olete kõik terved ja kui ei ole terved, siis hoolitsete enda eest võimalikult hästi, et saate siis ruttu-ruttu terveks. Nii et minu poolt siis head aloha soovid kõigile. Ja see teema koputas nii-öelda siis uksele ja võib tunduda, et see pole absoluutselt nii-öelda siis päevakohane teema, kuid tegelikult on see võib-olla isegi rohkem päevakohane, kui see tundub. Ja kui ma hakkasin natuke sügavamalt mõtlema selle peale, siis hakkas nii-öelda siis mõttejada jooksma päris huvitavalt. Ja üks asi, mis ma tunnen, praegune aeg nii-öelda tegelikult mingis mõttes võib täitsa öelda survestab meid siis toimetama teistmoodi, ongi see nii-öelda siis võib-olla isegi selline iseenesest mõistetavuse võtmine, et ühesõnaga kõik, mis meie elus on, et võtame seda nagu iseenesest mõistetavalt. Ja nüüd, kui need suured muutused hakkamegi tähele panema, et oi, mingid asju ma võtsin tõesti täiesti iseenesest mõistetavalt ja kui neid enam ei ole, siis sa hakkad neid väärtustama ka. Ja teiseks sellega seoses ongi just see tegelikult, et me hakkame aru saama ka sellest, et kui oluline on tegelikult tegeleda selle sisemaailmaga ja kõik, mis on meie välises maailmas, on tegelikult ju sageli ikkagi loodud nii-öelda siis meie sisemaailma poolt, et kui sa praegu istud kuskil siis oma kodus ruumis, vaata nii-öelda siis ringi, mis sinu ümber on. Olgu selleks siis lamp või pudel või riiul või laud. Mõtelge, et kõik need asjad on kunagi olnud kellegi peas. Ja nüüd see vahe, et see asi on sinu reaalsuses, ongi see, et see asi on tegelikult läbi käinud siis selle, mida mina kutsun uue aja loomise valemiks, et tõesti mõte, sõna, tegu ja sinna paneme veel vibratsiooni ka juurde ja sageduse ja tulebki asi nii-öelda realiseerub siinses maailmas. Ja see ülestõusmine endasse teema on sellega seotud selles mõttes, et kogu meie maailm tegelikult praegu pööratakse nii-öelda siis heas mõttes pea peale ja tekitab nii-öelda tohutu segaduse ja võib paljudel nii-öelda siis tõesti sõna otseses mõttes vaiba jalge alt ära tõmmata. Nüüd see fakt, et sina oled sündinud siia praegu sellel ajal, on tegelikult fakt see, et sa oled sündinud siia selleks, sest sa tahtsid tulla praegu sellel ajal, et sa õpiksid tõusma üles iseenda sees ehk nii-öelda siis ülestõusmine, millest ütleme suuremas plaanis siis võib-olla tantras räägitakse, et sa pead tegema tantrat vot nii ja nii palju ja nii moodi ja teatud harjutused ja asjad nii-öelda läbi ja siis sa nii-öelda tõused ülesse. Või siis võtame sealt kristluse teemalt samamoodi, et Kristus tõusis üles, on ju. Ja
nende kõikide nii-öelda lähenemine on niisugune vana aja lähenemine, mis ongi, et nii-öelda Jumal on meist väljaspool, ülestõusmine on meist väljaspool. Nüüd uus energia, mis ta teeb praegu, kõik need asjad, mis on pea peale keeratud, ongi see, et ta keerab meid sissepoole ja annab märku, et see ülestõusmine või see Jumal kõigepealt, et me oleme üks selle energiaga ja et see ei ole meist nii-öelda siis väljaspool olev protsess, see on meie sees olev protsess. Ja nüüd kõik need uue aja energiad, mis siin samamoodi siis peale tulevad, see kõik nii-öelda kiirendab ja võimendab ja väestab seda protsessi, et kas tahame siis või ei taha. Ja ma panin siin tegelikult kokku 8 sammu, mis ma käin nüüd ka läbi, 4 sammu, mis ma siin ka eelnevalt juba lubasin ja lisaks siis veel 4 sammu, mis tuli just viimase 24 tunni jooksul. Siis ma alati enne Facebook Live'i ma nagu ühendun nende energiatega ka, et kes siia täna tulevad, et mis on nii-öelda siis need teemad. Ja kui ma need nagu läbi käin, siis paljud asjad, mida ma võib-olla jagan, ei pruugi sulle meeldida, siis samamoodi ole nagu selles mõttes avatud meelega, et lihtsalt võtta nagu vastu, et okei, ma lihtsalt kuulen, mis see Kristal nüüd pajatab, on ju. Et ära pane seda kohe kuskil boksi, et mingi jama jura värk, on ju. Nii et nii. Ja kui nüüd siis vaadata, läheme natuke siis vana aja nii-öelda lähenemisse tagasi. Vanas ajas siis põhimõtteliselt näiteks üks teekond, siis öelda, et kuidas sa saad üles tõusta, oligi see, kas sa siis valisid kas jooga teekonna või siis tantra teekonna ja jälgides siis teatud režiimi, teatud asju, teatud tegevusi ja seal oli sageli ka siis teatud asju, mida sa ei teinud teatud aegadel, et siis põhimõtteliselt see protsess, mis ta tegi, ta kiirendas inimeste vaimu ühendumist kehaga. Ja vanas energias see oli raske protsess ja hästi pikaajaline protsess, nii et väga vähesed inimesed nii-öelda on nii-öelda siis sellel tasandil seda läbi teinud. Ja nüüd aastal siis 96, kui hakkas tulema peale indigoenergia, kristallenergia ja sealt edasi siis kuldenergia, need asjad hakkasid nii-öelda siis muutuma. Ja üks moodus siis oligi põhimõtteliselt, need lapsed sündisid juba siis teise aurastruktuuriga ja põhimõtteliselt, mis vahe järjest nii-öelda siis ajaga edasi on läinud, ongi see, et see laps, kes juba tänasel päeval sünnib, ta sünnibki selliselt, et tal ei ole vanamoodi nii-öelda siis hingeenergiat kehas, tal on kohe vaim, ta sünnib nii, et tal on vaim kehas. Ja paljud inimesed ei saa üldse aru, nad mõtlevad vaim ja hing on üks ja sama asi, aga need on 2 täiesti erinevat asja. Et see, kuidas mina sellest aru saan, hingeenergia ongi siis see, mis vanas energias nii-öelda oli nii-öelda see, mis oli meil kõige lähemal meie siis sees, natuke ka meie ümber. Ja vaimenergia oli siis, mis oli väljaspool, mis liikus nii-öelda siis lähemale, kaugemale, vastavalt sellele siis, kui sisse lülitatud sa olid. Kui sa olid väga sisse lülitatud, ehk siis omas nii-öelda tsoonis ja voolamises, siis vaimenergia oli ligi ja nii-öelda siis suundusid ka nii-öelda paremini. Ja kui nüüd sa olid endast siis väljas või olid nii-öelda siis muudes energiates, siis vaimenergia oli ka nii-öelda siis kaugemal ja need asjad nii-öelda siis ei klikkinud omavahel. Ja see protsess iseendasse üles tõusta sellel nii-öelda siis vanas energias oli ülikeeruline, ülipikk, üliraske. Ja siis nii-öelda tuligi nii-öelda see kanaldus või ülekanne Anni Sennovilt auratransformatsioon ja auratransformatsioon aitas siis inimestel läbi käia see protsess ehk siis põhimõtteliselt kaasajastada oma aura hingeenergia selles protsessis siis auratransformatsiooni ajal liigub siis vaimenergiasse, ühineb selle vaimenergiaga
ja vaim ja keha siis selle protsessi ajal saavad nii-öelda siis otsapidi kokku ja sealt hakkab siis see protsess põhimõtteliselt siis ülestõusmine endasse. Kõik, kes nüüd siin kuulavad ja on transformatsiooni läbi teinud, te olete hetkest, kui te tulite transformatsioonile, iga päev tõusnud endasse. Ja see tundub natuke siuke triki, et mis asja, et ära aja jura, Kristel, on ju. Ja põhimõtteliselt, mis see siis teeb, on see vaimenergia, ta läheb sügavamale ja ta hakkab välja pressima, välja lükkama kõike seda, mida sa ei ole. Ja kes on nüüd siin transformeeritud, võite pead kaasa noogutada, et jaa, Kristel, see on täitsa tõsi, puhastab ära kõik, mis tõesti ei ole enam sina, tõesti nagu sibula koorimine käib ja aitab tuua siis ja viia selle ühenduseni siis sinu tõelise essentsiaalse olemusega ja selle põhjusega, miks sa siin oled. Ja kui inimene teeb nii-öelda selle kaasajastamise protsessi ära, siis see protsess hakkab, põhiasi, mida ta hakkab alguses tegema, hakkab suunama inimest, kus on tema elu ülesannete avaldumis nii-öelda siis võimalused või protsessid. Ja siis on inimesel vaja olla hästi-hästi kuulata, mis see sisemine naine intuitsioon räägib, kuhu minna, mida teha. Ja sellest ma olen rääkinud väga paljude laivide ajal, et tõesti, kui see sisemine impulss tuleb ja ütleb, nii Kristal, nüüd sa lähed 3 kuuks Hawaiile, siis Kristal pakibki asjad ja lähebki Hawaiile, teadmata, kuidas ja kas kõik nii-öelda siis kokku tuleb. Ja see ongi see, et sa usaldad seda, sa usaldad elu, sa võtad need sammud nii absurdsed, kui siis need nii-öelda siis juhatused tulevad. Ja see elu ülesande teema sealt järgnevalt, see number 2 samm tegelikult, ongi nüüd see, et kui sa hakkad toimetama, leidma üles, et uues energias on neid eluülesandeid hästi palju, et see ei ole ainult üks ja eluülesanded kokku moodustavad elumissiooni. Ja see on ka asi, mis sageli aetakse segamini, et ainult üks eluülesanne ei ole. Teil on mitmete elude jooksul kogunenud väga palju neid eluülesandeid ja nüüd selles elus on vaja välja peilida, kuidas ja mismoodi nad nii-öelda siis kokku lähevad ja sobituvad ja kuidas sa saad läbi nende siis inimesi teenida, sest see on ju see, miks sa siin oled nii-öelda. Ja kui sa need nii-öelda siis välja peilid, siis hakkab tekkima selline süsteem, kus sul hakkab tulema sissetulek mitmest erinevast sissetulekuallikast. Ja nüüd need inimesed teisel pool ekraani, kes te praegusel hetkel kaotasite oma töö ja teil oli ainult üks sissetulekuallikas, siis uues energias see on täielik no-no. Uues energias ongi see, et me loome pidevalt juurde erinevaid sissetulekuallikaid, kui üks ära kaob, ei ole midagi katki, siis teised allikad ikkagi loovad nii-öelda siis seda sissetulekut ja voolamist edasi. Ehk siis ka lihavõtte pühade kohaselt munad panna eri korvidesse. Et väga lihtne, te olete kõik sellest kuulnud, aga kui paljud sellest siis nii-öelda on šnitti võtnud ja nii-öelda siis töösse pannud. Ja kui see, mida ma räägin, sinuga heliseb, anna thumbs up, siis ma tean, et oled minuga nii-öelda siis mõttes kaasas. Ja nüüd, mis juhtub, kui sa paned nii-öelda siis täisvõimsusega gaasiga nii-öelda oma eluülesanded töösse, ongi see, et sa hakkad olema õigel kohal, õiget asja ajama, õigeid inimesi nägema, kohtuma. Ja sinu teekond ongi, et ta on täiesti selline tunne, nagu sa oled surfilaua peal, laine on taga ja ta lükkab sind nii-öelda siis sinna, kus vaja. Ja sinu ülesandeks olla just see, et sa oled õigel ajal õiges kohas, on just see, et sa oled ühendatud oma supervõimetega. Ja sellest ma rääkisin ka mõni nädal tagasi, siis oli video sellest. Ja supervõimed on siis sinu sisemine perekond, sisemine naine, kes siis suhtleb sinuga läbi intuitsiooni ja sisemine laps, sisemine mees ja nad koos aitavad sul luua seda välist maailma. Nüüd enamus inimesi jällegi pole üldse ühenduses oma sisemaailmaga ja siis imestavad, et mis kuradi jama on, et asjad üldse ei voola, ei toimi. Kõik on nii-öelda siis üksteise otsas või blokke nii palju, et lõppu ei näe, et nagu meri on ju. Ja see töö algab seestpoolt ja kui sa siiamaani ei ole väga sügavuti läinud endaga, siis vot nüüd on aeg tõesti minna sügavuti ja oma sisemaailmas nii-öelda plats puhtaks teha ja kord majja luua
sest ilma selleta ka sinu sisemine perekond ei saa täielikult nii-öelda siis toetada ja sulle abiks olla. Ja 4. samm, mis sellega seoses tulebki, mis on seotud sisemise naisega, mis täna tuli nagu väike pirn lõi põlema mul. Mul on selline uus traditsioon, et igal pühapäeva hommikul peale oma pikka jalutuskäiku mul on siis peaaegu selline tunniajane siis vannis mõnulemine soolade, taimsete siis ürtidega ja mul on teatud siis asjad ka, mis ma seal teen, et mingi osa on täiesti lihtsalt laman, ei tee mitte midagi ja see on see, mida teie sisemine naine karjuvalt vajab, et on just see tühi ruum, see tühi kosmos, paus, mitte midagi ei toimu, mitte mingisugust impulssi sisse ei tule. Sa ei loe, sa ei vaata, sa ei kuule, sa oled lihtsalt silmad kinni ja mis on lahe selle vanni juures on see, et kui te lähete niimoodi vee alla, et kõrvad on ka vee all, siis te hakkate kuulama oma südamerütmi ja alguses südamerütm on loomulikult kiirem, siis sa oled seal liigutanud midagi ja mida rohkem sa siis 10 minutit oled seal, need kõrvad on ka nii-öelda vee sees, sa hakkad kuulma oma südamerütmi, kuidas ta nagu rahuneb, kuidas terve keha nii-öelda lõdvestub ja siis põhimõtteliselt, mis sa teed, sa lülitad sisse, et nii sisemine naine, ma olen olemas, kas sul on mingisugust downloadi, kas sul on mingit infot mulle praegu, mida on vaja. Ja siis see info võib tulla kohe ja kui sisemine naine ei ole valmis kohe seda downloadima, siis ta toob selle siis info täpselt siis, kui nii-öelda siis see õige aeg on käes. Ja see ongi, et kui sa oled sisemaailmaga ühenduses, siis sa tabad ära, millal see õige aeg on ja siis sisemine naine saab sulle nii-öelda siis koputada, et kuule Kristal, praegu vot see asi on vaja teha sellisel kujul. Ja siis sa kuuled, istud maha või nii-öelda siis paned nii-öelda selle toimetama. Ja mis toimub selle tühi ruumi ajal on tegelikult taaskäivitus. Sinu kogu olemine tegelikult taaskäivitub, et see on samamoodi siis, kui sa magad, samamoodi on see tühi ruum mingis mõttes, sinu sisemine naine saab samamoodi toimetada asju nii-öelda siis ümber kategoriseerida või panna siis erinevatesse sahtlitesse sellel ajal, kui sa magad ja sellepärast ka uni, eriti praegusel ajal on väga oluline. Mina soovitaks 7, 8, vahest isegi 9 tundi magada, et lihtsalt lasta protsessida. Praegu nii palju staffi käib nii-öelda energeetiliselt ka meie ümber, et anda endale seda tühi ruumi natukene nii-öelda siis rohkem. Nii et korrata siis need 4 sammu, aura kaasajastamine, eluülesanded töösse, supervõimed töösse ja see tühi ruum. Nüüd aura transformatsiooniga praegusel hetkel on küll selline kehva lugu, et kuna sotsiaalne distants on, siis seda ei saa teha, kuna seda peab tegema siis füüsilise kontaktiga. Nüüd ma ei tea, ennem oli tõesti, ei olnud lubatud teha seda online teel, võib-olla see nüüd muutub, peab küsima, uurima, kuid tõesti ideaalis on siis transformatsiooni hea teha siis just nii, et on kehaline nii-öelda siis kontakt olemas. Ja kui siin on ka huvilisi, kes ikkagi tunnevad, et ma ikkagi tahaks selle ära teha, et kui siis sellest sotsiaalsest distantseerumisest välja tuleb, siis anna mulle märku, kui mind ennast Eestis ei ole, ma saan sind ühendada siis oma kontaktiga Eestis, kes saab sind aidata, kui sellega on kiire nii-öelda. Ja nüüd, kui need 4 sammu olid sulle inspireerivad, anna jälle märku ja nüüd järgmised 4 on siis need sammud, mis me nüüd siin Michaeliga ehitasime selle uue toote, leiuta ennast uuesti ise, reinvent yourself inglise keeles, 19 päeva, sisemised naised tulid pardale, et nii, teeme nüüd selle asja ja pane nii-öelda siis töösse ja 19 päeva siis põhimõtteliselt sünnitasime uue lapse. Ei mingit pikka rasedust ega midagi, kohe nii-öelda lupsti välja ja see ongi see kingitus, mis tänasel ajal ja tegelikult ka sellel energial, mis praegu on, et see on selline tunne, et tõesti just kreatiivsus ja ideed, et need on, õhk on paks sellest, et kui sa kõnnid ringi, sest nüüd inimesed on sunnitud teistmoodi vaatama asjadele.
ja seal tuli siis 4 astet, mis tuli nendele toodetele, seal on siis 4 nii-öelda siis peatükki. Esimene on siis suhe iseendaga ja iseendiga ehk sinu sees siis sinu sisemine perekond ja samas me rääkisime siis ka sabotööridest sinu sees ja muud tegelased, kes seal on, siis suhe teistega ja kolmandaks siis jällegi eluülesannete avastamine, mismoodi need toimivad. Ja neljandaks siis tegelikult, kuidas luua nii-öelda siis tulevikku ja vabadust uuel moel. Ja seal me põhimõtteliselt tõime siis ära just olulised nii-öelda siis sammud ka raha haldamisel ja rahaga nii-öelda siis suhestumisel, sest see on samamoodi, kui sina oled praegu sellises seisus, kus tõesti sul nii-öelda siis kõrvale pandud raha ei olnud, töö kadus ära ja sul ongi põhimõtteliselt laiutad käsi, et mis nüüd, siis see näitab, et sa oled elanud rahaliselt ja finantsiliselt ainult praeguses hetkes ja voila, nüüd on ülesäratamise nii-öelda siis hetk, on vaja tegelikult siis võtta kokku just see nii-öelda siis uus strateegia, kuidas pikaajaliselt siis oma raha hallata ja üks asi, mis on muidugi loomulikult väga oluline, ongi selgitada välja, kuhu ja mida ja mismoodi siis rahaga kõrvale panna just sellisteks siis hetkedeks. Ja tavaliselt ongi inglise keeles on sõna rainy days fund, on ju, et vihmaste päevade fond. Et kui sellised hetked tulevad, siis vähemalt 6 kuud on sul, ütleme siis praegused kulud, mis sul on, ütleme, kui sul on praegused kulud 1000 eurot kuus, on ju, kõik asjad siis kõrval peaks olema pandud vähemalt 6000 eurot. Et tavaliselt siuksed suuremad kriisid ongi siis 1-6 kuud ja et see kannab sind siis nii-öelda sealt välja ja annab sulle võimaluse siis ehitada üles ruttu nii-öelda siis uued struktuurid. Ja sellega seoses ka ma mainisin, et miks on praegu just õige aeg nii-öelda alustada siis e-koolituste ja e-õppega, ongi, see on täiesti ideaalne hetk ja kui sinul on teadmiseid, tarkuseid, mida sa soovid panna siis online toodetesse, siis praegu on täiesti õige aeg. Ja kui sa ei tea, kuidas seda teha, siis võid minuga ka ühendust võtta, sest ma olen teinud online koolitusi 10 aastat juba. Ja kui sa tahad saada maailma parimat nii-öelda siis platvormi, kus online koolitused ülesse panna, samamoodi võta minuga ühendust. Meie oleme sellel platvormil tegelenud siis mitmeid aastaid ja oleme väga rahul, et seal on kõik koos sales, müügilehed, maandumislehed, funnel, kõik asjad, mis sul on vaja kuni e-poeni välja, absoluutselt kõik on ühes kohas olemas ja sa saad seal isegi mitu kodulehte ka teha. Nii et kui sa praegu nii-öelda siis oled alustamas oma uute nii-öelda siis loominguliste projektidega, et vot siis see on väga-väga hea nii-öelda siis moodus alustamiseks. Nüüd, need on väga lihtsad sammud ja igaüks saab teha sellega seoses väga palju ära. Ja nüüd, kui sa hakkad looma oma nii-öelda siis toodet või teenused või mis iganes, kindlasti siis uuri kas või oma lähedastelt, et mis on nagu need asjad, mis on väga vajalikud praegusel ajal või millega inimestel on nii-öelda siis raskuseid, et siis just pakkuda seda. Sest sageli ma näen on see, kui inimesed ka tulevad mu juurde, ütlevad, ma teen nüüd selle projekti, siis tulebki välja, on umbes, ma ei tea, kuskil 90 inimest tulevad ideega, et vot ma nüüd tahan retriidikeskust teha ja parajasti turul seda vajadust sellisel kujul ei ole, siis ongi, tuleb vaadata, et mis on nagu reaalne seis praegu ja mida on siis vaja pakkuda inimestele. Ja sellepärast ka, kui meie panime kokku selle Reinvent Yourself programmi, siis me just vaatasime, tunnetasime ja ka suhtlesime inimestega, et mis on need 4 esimest asja ja panime need kõik nii-öelda kokku. Ja seal on materjali kuskil 45 000 sõna on siis see põhimaterjal ja boonus on nüüd juurde
ja 6-7 boonust vist kaasa on, nii et see on nagu megaprogramm, et kui sa inglise keelt oskad, siis sellel järgmisel nädalal meil tuleb nüüd uus lansseerimine. See esimene lansseerimine läks ka väga hästi, et nüüd siis jätkame ja teeme sellest siis, on selline nii-öelda siis sõna inglise keeles nagu evergreen, teeme sellest igihallja toote, ehk siis kõik nii-öelda siis süsteemid, marketingisüsteemid, Facebook ad'id, asjad on sinna siis juurde liidetud, nii et see põhimõtteliselt saab joosta 24 tundi, töötada ja toimetada ja aidata ka siis inimesi, kes on valmis seda siis ostma ja pardale hüppama. Et väga lahe võimalus. Nii, ja nüüd üks siis asi, enne kui ma siis nüüd vaikselt kokku tõmban, kui sina oled täna siin olemas, kas sul on mingisuguseid küsimusi selle teema kohta, kas sul on mingeid väga raskeid nii-öelda siis teemasid, millega sa praegu nii-öelda siis silmitsi oled, sa võid mainida seda praegu siin chatis, ma korra võtan hetke ja nii-öelda scrollin selle läbi ja siis ma räägin sellest põnevast uuest võimalusest, mida ma siis nüüd siin järgmisel nädalal pakun. Nii et vaatame, mis meil siin toimub. Nii. Ja täna ma kahjuks vist jälle kerida ei saa. Ma näen Liilia Märtmaa, Andrea Sõstar, Ain Villau, Siim Rikker, Birgit Valge, Helle Lill, Riina Anslan, Külli Vaalma on siin kohal. Ja nii, nüüd ma sain siin kerima, nii. Ja Marit Aro, Helen Lasn, Vivika Vool, Anneli Ernits, Jana Tikker-Puingavalk, Kire Aasa, Tarvo Alp, Ilona Rullingu, Eneli Jääger, Epp Ratassepp, Navid Shah, Anneli Täht, Hille Tolmik, Anna Vandel, Anne Mäkkullum, väga lahe. Nii, Ülle Vernik on ka, aloha. Keegi kommentaare ei ole pannud, nii et ma siis lähen järgmise sammu juurde. Nüüd väga paljud andsid tagasiside, et me tegime Maikeliga siukse positiivse infusion webinari teemal siis, kuidas liikuda hirmust julgusesse. Ja hirmuga tegelemine on minu jaoks olnud üks lemmikteemasid väga palju aastaid, et võib-olla osad teist ka teavad, ma olen tegelenud siis veehirmu teemaga oma klientidega ja see on üks minu lemmikteemasid siis oma veeteraapia vantraga. Ja paljud, kes nüüd siis ei saanud osaleda seal webinaril, kuna nad ei oska inglise keelt, siis tuli palju tagasisidet, et Kristal, kas sa võiksid selle webinari teha uuesti eesti keeles, just see hirmu teema, et tõesti see tundub, et on nagu väga oluline ja see aitaks väga paljusid inimesi, et kas sa saaksid seda teha. Ja ma otsustasin, et ma tõlgin selle ära, et see on päris mahukas siis esitlus ja ma panen sinna lõppu ka veel mõningad asjad, mis on Eesti põhised, nii et kui sa isegi nägid seda ingliskeelset juba, siis ma soovitan ikkagi tulla ka sellele siis eestikeelsele, et seal on mingi osa materjalist on täiesti uus. Ja esimesed sammud, mis ma siis räägin, seal on kaardistame hirmud, siis ma räägin teekond hirmust julguseni, vaatame, kuidas me saame kaardistada oma sabotööri ja miks see on nagu oluline. Ja see on info, mida ma otsisin 20 aastat erinevatest allikatest ja lõpuks jõudis minuni, see on nii palju mind aidanud, täiesti totaalne makeover. Lisaks siis ka harjumuste ja käitumiste siis osa või seos hirmuga. Ma võtan luubi alla ka Eesti hirmud, et nii palju, kui ma tunnetan ja näen siis ka nii-öelda siis suuremas plaanis, mis toimub. Ja just ka kollektiivteadvuse osa, ma võtan seal võib-olla natukene rohkem seda nii-öelda siis luubi alla. Ja kuidas võtta hirmu kui kingitust samamoodi. Ja üks asi, mis ma tahan selle webinariga veel teha, on tõesti hästi aktiivne siis chat ja suhtlemine, et siis sellega seoses ka, kui on kas siis kommentaare või küsimusi selle ajal, kui ma esitlen, sinna siis panna neid või siis hiljem nii-öelda siis ka nii-öelda, kui materjal on läbi käidud, siis küsida.
ja just seda kahekõnet nii-öelda sellisel kujul siis toimetada. Ja selle webinari lõpus ma teen oma elu esimese Eesti põhimõtteliselt, ma arvan, täielik killer pakkumise, mida ma pole kunagi sellisel kujul teinud, kus ma panen siis kõik oma nii-öelda siis Kajaabis olevad siis tooted kokku ja mingid osad siis tulevad sealt tõesti megapakkumises, sellist ma pole ennem teinud. Et siis on võimalus nii-öelda sellest osa saada ja see siis avaneb siis peale seda või kõige siis selle webinari lõpus, nii et sa pead olema füüsiliselt kohal seal webinaril, et siis saada see pakkumine kätte ja osa sellest nii-öelda. Ja nüüd on küsimus, kes on siin kohal täna. Mul on küsimus, et kas teha see järgmisel laupäeva õhtul Eesti aeg kell 8 õhtul või pühapäeva õhtul. Ja ma muidu, kui keegi siin praegu seda nii-öelda siis mulle tagasisidet ei anna, siis ma lihtsalt otsustan siis, kumb päev nendest on. Aga kui siin on praegu inimesi, kes saaksid nii-öelda siis anda kumb neile paremini sobiks, Terje tugevus on ka olemas. Ja see on siis meil kas 18 või 19 ja õhtul kell 8, et kes hääletab laupäeva poolt ja kes hääletab pühapäeva poolt. Ja alati, kui ma tunnetan neid aegu, siis kuidagi pühapäev jääb peale sageli, sest kui inimesed on siis kuskil ära olnud või toimetanud nädalavahetusel, et siis pühapäeviti on ikkagi tavaliselt kodus, kui hakkab siis ka uus nädal pihta ja nii edasi, et siis tavaliselt see on nii-öelda siis parem aeg. Nii et kui sul on eelistusi, kas pühapäev või laupäev, anna praegu teada, ma hetkel lasen siis inimestel kommenteerida. Ja kui ei kommenteeri, siis kohe annan siis oma pakkumise. Ja Ülle arvab pühapäev, Andre arvab pühapäev, Markus Seppius liitus, väga lahe. Nii et praeguse järgi siis pühapäev, et paneme siis pühapäev ja see on siis meil siin 19 aprill. Ja nüüd isegi siis, okei. Nüüd täna eri nii-öelda siis kingitus kõigile neile, kes on siin täna olemas ja nüüd isegi kui sa juhtud seda vaatama hiljem ja paned nii-öelda siis comment sectionisse nii-öelda, et jah, Kristal, ma vaatasin selle üle hiljem, aitäh sulle, siis teil kõigil on võimalus siis tellida minuga online sessioon selle nädala jooksul 55 eurot siis sessiooni hind eri pakkumisena tund aega, siis teha kas siis energiate konsultatsioon või kui sul on tõesti, sul pole absoluutselt aimu, mis su ülesanded on, sul on suhted täitsa pekkis kõik on ju, või sul on tõesti täiesti selline olukord, kus sa oled täiesti kinni, sa ei oska nagu leida mitte mingisugust nagu lahendust, ei tea kuhu poole nii-öelda siis joosta või mitte joosta või paigas olla. Et selline eriline nii-öelda siis pakkumine ainult siis selle nädala jooksul, nii et algab siis tänasest registreerimine kuni siis järgmise pühapäevani ja need ajad siis, millal ma saan teiega tegeleda, on siis Eesti õhtused ajad, mis on minu siis hommikused ajad, et kui sul peaks siis olema soovi, siis anna mulle märku ja see seanss toimub siis Zoomis ja ma ka nii-öelda siis lindistan selle ja sa saad selle siis seansi nii siis video kui ka siis audioversioonis endale siis ka meilile pärast ja see on alati ka väga lahe lisa nii-öelda siis boonus, sest sa saad selle siis ise veel uuesti läbi käia, vaadata, mõtiskleda ja sealt võib ka nii-öelda siis uusi taipamisi asju tulla. Ja kui sa veel küsid võib-olla teemadest, et millega siis Kristale juurde tulla, kui sul on energiablokid, kui sul on siis kõik, ütleme seal sisemaailmaga teemad, sisemise perega, sisemine laps, naine, mees, kui sul on probleem, seksuaalsus on kinni, suhted enda teistega, terviseteemad, keha, meel, vaim, kui sul on siis teema tõesti, et ei tea, mis on su elu ülesand, saame nii-öelda natuke kaardistada seda, kui sul on teema siis küllusega, et raha on praegu täiesti kinni, siis me saame hakata harutama seda.
ja loomulikult sellest ühest seansist ei pruugi nii-öelda siis piisata. Kui me selle seansi läbi teeme, me saamegi vaadata, et mida ja kas on sul veel vaja ja me saame teha võib-olla isegi kokku panna täiesti personaalse programmi ja saad siis nii-öelda otsustada, mis sul nii-öelda siis vaja on. Ja ma soovitaks ka kõigil siis, kes on siin olemas või näevad seda laivi ka hiljem, et tõesti tulla siis sellele järgmisele pühapäevasele siis webinarile, sest sealt võib ka tulla palju vastuseid ja palju võimalusi, mida ma siis sellisel kujul enne ei ole nii-öelda siis pakkunud. Nii et hoolitseda oma armsate kaasmaalaste eest, kus iganes te olete, selline väga lahe erivõimalus teile ka. Ja mis siis veel? Vaatan, kas kellelgi on veel küsimusi tekkinud. Rohkem kommentaare pole. Anas Ramadan, Maie Puussam, aloha, pühapäev. Jah, nii et pühapäev siis on see päev. Nii et tunnetus on õige. Ja ma olen nüüd ka igapäevaselt teinud ingliskeelseid wellness tipp. Varsti saab juba peaaegu 6 aega teha neid. Olen igapäevaselt teinud siis väikese video ja sinna juurde pannud siis väikse teksti, mis sellega siis kaasas käib. Ja tõesti üks asi, mis ma panen jälle käe südamele teile, kui sa ei oska inglise keelt, siis võta seda aega ka kui võimalust õppida inglise keel ära, sest tulevikukeel saab olema inglise keel ja kui sa tahad nii-öelda siis suuremalt hakata looma või tõesti maailma mastaabis toimetama, siis inglise keel on A ja O. Nii et selles mõttes ka väga hea nii-öelda väike tipp. Nii et ma loodan, et tänane kohtumine andis inspiratsiooni ja põhimõtteliselt ongi siis vaja endale meelde tuletada, et me kõik oleme jumalad, me ise loome oma reaalsust, alustades oma mõtetest, oma sõnadest, oma tegudest, lisades siis vibratsiooni ja sageduse sinna juurde. Ja kui see tundub täiesti utoopia, siis vaata minu eelnevaid siis videosid, Facebook live, kas YouTube'ist või siis siit kanalilt ja sul saab pilt nii-öelda selgemaks. Ja kui sul on küsimusi või ka siis teemasid, mida sa tunneksid, et sa sooviksid, et ma siis käsitleksin oma järgnevates siis minivideodes, palun ka saada mulle siis kas kommentaarina või siis ka eraldi siis Facebook Messengerina, et ma oleks väga-väga tänulik. Ja edaspidi saabki siis olema nüüd iganädalaselt tuleb siis üles üks video, mis päev see täpsemalt saab olema regulaarselt, ma annan kohe varsti teada. Ja kui sa soovid siis näiteks liituda ka minu Kristal Ra meistriklubiga, kus meil on siis igal kuul on oma teema ja võimalus siis suletud grupis toimetada ja minuga siis Facebook live isiklikult ka küsimusi küsida, siis see on aasta läbi avatud, sinna saab liituda iga hetk, 35 € on siis kuumakse ja anna teada. Ja nüüd webinari lingi ma panen siia mõne tunni möödudes peale seda Facebook live'i siia kommentaaridesse ja ma teen ka siis korraliku nii-öelda siis promo kõikides kanalites. Nii et kui sa oled väga huvitatud ja see kuidagi sinust nii-öelda mööda läheb, kindlasti saada mulle Facebook Messenger, siis ma saan sulle saata selle registreerimislingi siis otse. Nii et väga tore. Nii et kasutage seda aega siis, kui tõelise sisemise naise nii-öelda siis pidupäeva, andke talle aega, kuulake tema sõnumeid ja siis võtke oma sisemisel mehel käest kinni ja tehke teoks need imelised siis võrratud mõtted, mis teie peas ringi käivad ja hakake elu elama täiesti siis üles tõusnud iseendasse. Ja teine asi, mis sellega kaasa tuleb, ongi see, et kui sa hakkad iseendasse tõusma, siis sinu number 1 ülesanne on ka see, et olla teistele eeskujuks ja olla teistele siis ka nii-öelda siis teerajajaks, nii nagu siis ka abistajaks. Nii et see ei ole nii-öelda siis üksik tee, et see on koostöö. Ja kohe-kohe on siis ka tulemus üles minu esimene siis podcasti lindistus. Esialgu lähevad need Eestis siis üles Hakkame tegutsema podcasti siis platvormile
ja need lingid, asjad tulevad ka, nii et saate siis sealt samamoodi siis vaadata. Ja kui siin kuulajate hulgas on keegi, kes sooviks olla siis minu intervjueeritav podcastis, andke teada. Minu siis fookuspunkt on inimestel, kes on tõesti suurtest raskustest läbi tulnud ja elavad tänasel päeval oma unistust ja toetavad siis selle unistusega maailma paremaks muutmist. Et kui sina lähed sellesse kategooriasse, anna mulle ka teada. Nii, ja ma vaatan, kas on veel midagi siin toimunud. Sila Jim on ühinenud ja Ester Toomenurm. And thank you everyone, English speakers. I'll do a mini version of this in a video format, so you can check it out in a bit as well. So, et suur aitäh kõigile, imelist toimetamist, imelisi pühasid ja oleme ühenduses ja ole hoitud, loe, vaata, toimeta ja pane kõik töösse. Ma ühendan sellega blogiga ja tee ära siis ka tänased ülesanded, mis ma sinna panen. Nii et ära ole ainult see, kellel tuleb ühest kõrvast sisse, teisest välja, vaid ole tegutseja, kes asjad ära teeb ja loob uut reaalsust. Nii et suur aitäh, olgu aloha teiega ja kohtumiseni järgmisel pühapäeval. Mahalo!